Tere, minu käest on tihti küsitud, et milliseid toidulisandeid ma peaksin tarbima. Ja minu vastus on lihtne, kasuta neid toidulisandeid, mis toimivad. Ma toon sulle paar näidet kiiresti. Selline toidulisand nagu kreatiinmonohüdraat täpsemalt. See on selline lisand, mis peaks andma oluliselt paremaid tulemusi jõunäitajate osas, samamoodi võib-olla ka lihase paremini välja tooma spetsiaalse treeningu korral. Aga kui sa kasutad kreatiini ja sa näed ja sa tunned, õigemini sa ei tunnegi mitte midagi, et mitte mingisugust tulemust ei ole, siis minu kindel soovitus, järgmine kord ostad uue kreatiini, võta mõne teise brändi kreatiini ja proovi seda. Minul endal praktikas on ikkagi kreatiiniga olnud nii, et ma olen oma elus kasutanud, ma arvan, mingi 50-60 erinevat kreatiini elementi ja ainult 2 puhul ma olen tundnud täpselt seda kirjeldustele vastavat tulemust. Rasvapõletajatega täpselt sama. Kui sa võtad rasvapõletajad ligi, kasutad rasvapõletajaid ja jätkuvalt on suur toiduisu, mõnedel juhtudel toiduisu isegi kasvab, söögiisu kaal hakkab hoopis tõusma, siis konkreetselt see rasvapõletaja sulle ei sobi. Ja võtad järgmine kord teise rasvapõletaja ja proovid ja vaatad, milline see tulemus on. Igasuguseid reklaamijutte, keegi kuskil soovitas, keegi kuskil võttis ja kõik oli suurepärane. See võis nii olla, aga võimalik, et oli tegemist ka mõne inimesega, kes oli konkreetselt selle reklaamitava toidulisandiga seotud. Et kõik me oleme hästi individuaalsed, hästi erinevad ja iga toidulisand töötab meie puhul erinevalt. Nii et julged peale hakkamist ja tehke õige valik.